sellest raudteehoonest ma tahan rääkida seda, et see oli üks väga korras ja puhas koht küll. Esiteks seal keskel oli selline, kus müüdi pileteid ja kus olid kassad ja siis paremat kätt oli nagu puhkeruumid. Puhkeruumis oli selline, et oli hästi palju pinke, seal oli palm, seal oli emade ja laste tuba ja seal oli apteek ja miks ma seda tean? Vot sellepärast, et me käisime seal vanaemaga apteegis, see oli kõige lähem apteek meie majale. Et seal oli ka apteek olemas, kus linna inimesed või siis ka reisijad saist käia ja seal olid ka piletikassad ja Tapa oli sel ajal juba väga niisugune, kujutate ette, sellel ajal juba siis sai broneerida endale piletid näiteks sõiduks Riiga. No minu esimesed mälestused Tapa raudteejaamast on küll kuskil 1960. aastast. Ja siis, kui ma läksin esimesse klassi ma läksin sinna kooli, kus praegu on Vene kool. Ja seega ma pidin siit poolt raudteed minema üle raudtee, mida minu vanemad väga kartsid muidugi. Ja siis hommikul ma läksin koos vennaga, kes on minust vanem 3 aastat, aga tagasi tulles siis ma võisin tulla kuni raudteeni ja seal oodata niiga, kui ema tuli jalgrattaga vastu ja viis mind üle raudtee. Ja see raudtee oli ikka üks tohutu suur ja rong oli seal palju ja jaam oli hästi suur. Et vot selline esimene mälestus, natuke hirm ja kartus, aga pärast saime juba suuremaks. Ja siis me ei hakanud käima mitte enam otse suure raudteejaama juurest, vaid sealt teisest ülekäigust, kus oli raudtee kartulihoidla suur ja seal oli väga hea sealt tulla, sest kui oli talv, siis lasime kotiga sealt mäest alla. Vaat niisugune mälestus on. Nii et pärast oli see täitsa harjumuslik. Ja ühte asja mulle meenub ka väga, et kui ma seal oma ema ootasin või isa, kes siis vastu tuli rattaga, siis kas teie ei tea seda, aga teate, et Tapal oli raudteejaamas purskkaev. Ja purskkaev oli siin, kui me siit lähme linna poolt, siis oli ta paremat kätt, kus on ülekäigu koht praegu, seal oli purskkaev. Seal olid pingid kõik ja inimesed istusid seal ja siis oli purskkaev, see oli väga huvitav koht. Tapal ei olegi praegu purskkaevu, siis oli.